Kabiinijutud podcast ja Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda esitleb EPA Stuudio 2025. Nii, tere ka minu poolt. Mina olen Ragnar Viikoja ja Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja metsanduse ja maaettevõtluse valdkonna juht. Ja sellise lühikese podcasti raames räägime täna põllumehe igapäevaelust ja sellises võtmes, et me proovime võtta enam levinumad müüdid ja neid siis kuidagi lahata ja lahkame neid siis koos Joosepi talu peremehe Ranetiga. Tere, Ranet! Tere! Võib-olla räägid paar sõna endast ka, et millega sa tegeled ja kus sa tuled? No ma tegelen põllumajandusega, täpsemini tegelikult aiandusega. Põhimõtteliselt maasikakasvatus on meil peamine, aga on ka köögivili. Aga ikkagi tituleerin ennast maasikakasvatajaks ja Põlvamaal Ahjal Joosepi talus on meie talu. Võib-olla keegi teab, võib-olla ei tea, et sealt ma tulen. Neid marju me oleme ju turgudel näinud ja väga maitsvad. Aga lähme teema juurde, aega meil väga palju ei ole, et selline 25 minutit ja võib-olla alustamegi sellise suurema müüdiga, et kaasaegne põllumajandus hävitab looduse. Mida sa, Ranet, arvad, kuidas tegelikult on, kas see müüt vastab tõele või suudame selle kuidagi ümber lükata? No tegelikult vaata nii ja naa, põllumehi on erinevaid, aga kui sa just ütled nüüd kaasaegne, siis ma pigem arvan, et see ei vasta tõele, et ikkagi tänapäeval ollakse väga keskkonnasõbralikud, väga teadlikud ja ei ole nüüd põllumehed nii pahad midagi, et ainult keskkonda reostavad või rikuvad, et ma pigem ei nõustu sellega. Jah, eks ta on selline väga üldine, mida võib-olla ühiskonnas tagasi on peegeldatud, et hävitab looduse, aga siin veel ka selgituseks võib-olla nii palju, et tegelikult põllumajandus tänapäeval ikkagi ju järgib ka erinevaid nõudeid, nii siseriiklikuid kui ka Euroopa poolt meile siis toodud nõudeid ja tingimusi, et keskkonnasõbralikke praktikaid ja nii edasi ja täppispõllumajandus, et kas te enda ettevõttes ka mingisuguseid meetmeid rakendate või kuidas teie nagu seda looduse hävitamist nii-öelda siis väldite? No absoluutselt, ega kontrollid on ju igal pool ja igas valdkonnas, et selles mõttes nendest reeglitest ja seadustest peab kinni pidama ja kui me seda ei teeks, siis me ei saaks ju toota, nii et ma usun, et kõik tootjad ikkagi järgivad neid reegleid. Mida meie oleme teinud siin, ütleme tootmise mõttes, täna me teame niikuinii siin, et see taimekaitsepoliitika on nii nagu on, et seal erinevad taimekaitsevahendid peab ära, keelatakse nii-öelda ära ja siis, mis me oleme teinud, on põhu peal oleme kindlasti mõelnud, mis on keskkonnasõbralikum ja erinevaid üldse, täna meil on ikkagi selle kilemultsi asemel teemaks tegelikult ka biolagunev mults, et näis, et need tegelikult on täna veel katsetused, aga ma näen, et see on tulevik ja üleüldse tegelikult see kui me räägime nüüd konkreetselt meie talust, siis meil on väga suur jaeosakaal, et marketingis ju tegelikult või üldse nagu turustamises me oleme ju tegelikult läinud totaalselt keskkonnasõbralikud pakendid ja asjad, et see on meie samm nagu. Sa siin juba mainisid neid taimekaitsevahendeid või siis üldisemalt pestitsiide, et ka seal on üldlevinud müüt või nii-öelda ühiskonnas peegelduv teadmine või selline sõnum, et kõik pestitsiidid on ohtlikud ja mürgised. Et mida sa selle kohta oskad öelda, et sa mainisid juba, et keelatakse ja piiratakse kasutamist, et võib-olla oskad ka enda nii-öelda maasikakasvatuse spetsiifikast siis välja tuua mõned näited? Neid näiteid tegelikult on meeletult palju, et ma tean, et kui me räägime nüüd maasikas konkreetselt, siis tegelikult ju tarbija
Noh, need artikleid me oleme ju lugenud väga palju, kus on üle normid olnud neid jääke nii-öelda sees, aga tegelikult täna, kui me ikkagi teeme enda tootmist nii, nagu reeglid ette näevad, siis kõik on okei. Jäägid minu arvates ükskõik, mis toiduaine see on täiesti okei, peaasi, et nad on piiride raames või piirid vahel siis nii-öelda ja see on ju igal pool maailmas niimoodi, et ma tegelikult arvan, et meil on suhteliselt kontrolli all see ja tegelikult Eesti toit on väga puhas. Fakt on see, et tänase muutunud kliima või ilmastiku tingimused on niivõrd teised, et ega meil ei olegi muud võimalust, et me peame kasutama, sest et lihtsalt viimase 5 aastaga on niivõrd palju erinevaid kahjureid ja seenhaiguseid juurde tulnud, et ütleme niimoodi, et mida aasta edasi, seda keerulisem järjest on võidelda, et paraku me ei saa ilma nendeta, jah. Ehk siis järeldus, et või nii-öelda see kokkuvõte, et Eesti maasikas on puhas ja kontrollitud ja maitseb hästi ja sealt puhas nii-öelda, eks. See on fakt, et Eesti maasikas maitseb hästi, aga jaa, selles mõttes Eesti maasikas on puhas, Eesti maasikas on väga hinnatud maailmas. Ma toon jälle alati seda näidet, mida ma igal pool kasutan lihtsalt, et võib-olla kuulaja saab ka aru, et sellele taimekaitsepoliitikast, et kui meil Eestis on lubatud teatud kahjuri vastu näiteks üks konkreetne taimekaitsevahend, siis Poolas on lubatud 8 tükki, nendest 7 Eestis on keelatud, ometi seda sama Poola maasikat, mida on nii-öelda pritsitud või tõrjutud siis selle 7 meil Eestis keelatud taimekaitsevahendiga võime me Eestisse importida ja turustada, et seal jälle tekibki see, kui keegi ütleb, et kas Eesti maasikas on puhas, et loomulikult see on puhas, et kui meie kasutame neid vahendid, mis meil on siin ette nähtud, lubatud, aga kui me impordime näiteks Poolast on ju meil keelatud aine, siis ma ei ütle, et see on nii tegelikult on see täiesti vabandust väljendusest, aga täiesti ajuvaba, mis on, et jah, siin siis küsida võib-olla, et aga kas siis ilma ei saa kasvatada üldse? Saab ikka ja tegelikult me seda tegime ka. Aga see on väga kulukas, me tegime seda konkreetselt meie enda Joospea talus, me alustasime tunneltootmisega ja mitte lihtsalt niisama nagu tunneltootmisega, vaid tegelikult me tegime kasvulavadel, meil olid küttega kasvuhooned, kiletunnelid, me hakkasime istutama taimi veebruari lõpus, see tähendas seda, et esimese saagi saime me aprilli lõpus ja põhimast tuli mai alguses ja miks me saime ilma taimekaitsevahendita, väga lihtne põhjus, veebruari lõpus väljas lihtsalt temperatuur on niivõrd madal, et ükski kahjur ja seenhaigus ei taha areneda ja tegelikult me tegime kogu selle protsessi ilma taimekaitsevahenditeta ja täna ju tegelikult me teeme ka tunneltootmises vaarikaid ju praktiliselt ilma taimekaitsevahenditeta, nii et saab, aga ma kindlasti ütlen, et see on väga kulukas, et nii kui me räägime natukenegi varajas, selleks, et nii-öelda vältida seda seenhaiguseid ja kahjureid, siis sa pead varakult tegema seda eeldab küttega tunnelit, küttega kasvuhoonesid, et see on väga kulukas ja ma lihtsalt ei olen kindel, kas tarbija nagu seda kõike kinni tahab maksta, aga saab teha jah, aga jah, see oma hind on hoopis teine. Jah, siin käiski tegelikult läbi su jutust kõik, kuhuni ma tahtsin jõuda, et see nõuab sinult lisakulu, lisaaega, lisatööd ja teine aspekt ongi see, et lõpptoodangu nii-öelda selle kulu, mis sa lisaks teed, peab ju tegelikult lõpptarbija kinni maksma. Ehk siis see võib-olla olekski see sõnum, kuhu ta peab jõudma ja pluss, et inimesed ju selles suhtes iseennast ka ju ravivad, kui mingi haigus tuleb, et sama kehtib ka taimede poole, et me peame ikkagi taime ka ravima ja turgutama, kui on vajadus. Ma tahan seda, Ragnar, öelda vahel, et vaata, Eestis kuidagi ongi nagu see arusaam, et Eesti tarbija tahab kindlasti hästi puhast toitu ja kohalikku toitu ja hästi odavat, aga need asjad lihtsalt ei käi kokku meie maailmas, et ma ei tea, kuidas seda selgeks suudab teha, aga need asjad ei käi lihtsalt kokku, et see on jah, täitsa õiged mõtted, olen 100% sellega nõus, et kas üks või teine. Korra käis läbi ka see
keskkond ja kliima nii-öelda. Et üks levin müüt on taaskord, et põllumajandus on peamine süüdlane kliimamuutustes. Et mis sa oskad selle kohta öelda, et nii palju võib-olla lihtsalt andmeid või statistikat siia juurde, et ülemaailmsest nii-öelda kasvuhoonegaaside heitest näiteks moodustab põllumajandus 10%, et selle põhjalt siis, kas me saame öelda, et põllumajandus on peamine süüdlane? No ei saa, ütleme niimoodi, sa küsisid ja sa ise vastasid praegu ja ma olen suga 100% nõus, et ei saa, et ausalt, ma isegi ei oska, mina nagu ütleme, ei ole võib-olla isegi kokku puutunud või väga nagu kuulnud, et väga seda põllumajandust nii-öelda süüdistatakse, aga kui sa nüüd ütled, siis on huvitav kuulata. Aga ei, ma ei ole nõus sellega üldse. Aga selle juurest liigume ka edasi. Sellele saime vastuse väga kiirelt. Siin on ka tulnud välja vähemalt otsides üks müütidest, et väikesed talud on alati keskkonnasõbralikumad ja paremad kui suured farmid. Kuidas sa seda oskad kommenteerida? See on siuke nii ja naa, et nagu mõneti ma olen nõus, aga mõneti ei ole ka, et see sõltub täiesti tootjast, et kui me täna räägime ikkagi, toome siukse näite, et sul on väike talu ja tõesti ta ei kasutagi taimekaitsevahendeid, teebki seda mahedalt, tal võib-olla ei ole seda mahesert ja kõik ongi nagu tore aga see sõltub kõik väga, see on nagu konkreetsest talust sõltub, et näiteks vaata öeldakse selle peale ka, et kuidas me seda nüüd sõnadesse panen, et vaata, meil on see arusaam just sellised vanemad talud või ütleme talud, kus siis endiselt tegutsevad nii-öelda see vanem generatsioon. Ja vaata, neil oli kunagi siuke arusaam, et ega nad ei teadnud, et nende arusaam oli see, et väetist tuleb anda sellepärast, et väetist on vaja ju anda, et kasvaks. Aga tegelikult see nagu nende teadmised, et miks sul seda vaja anda või kui palju sa pead andma või see, et üks või teine toitaine võib-olla pärsib, antagonistid on omavahel. Täpselt sama asi on taimekaitsega, et me teeme selle taimekaitse lihtsalt puhtalt profülaktika mõttes, et see on vale ja ma tegelikult täna näen, et Eestis selliseid tootjaid, just väiketalusid on väga palju, et ma ütlen, ma ei saa nõustuda, aga ma ei saa ka nagu vaielda vastu, et see ongi väga konkreetsed talud, et mina ütlen niimoodi, et kui sa teed teadlikult oma asju, natuke uurid, natuke mõtled kaasa ja ei lahmi üle lihtsalt, siis on nagu kõik okei, aga paraku ma tean, et Eestis on meil väga palju talusi, kes ta on küll väike talu ja ütleb, et kõik on äge talutoodang, puhas kõik, aga reaalsus on ju hoopis tegelikult midagi muud, aga loomulikult seal on see aspekt ka, et ega nad tegelikult ise sellest aru ei saa, et Ei, muidugi. Ja vaata, see on niisugune hea teema, ma võin kohe öelda, et ma toon näiteks selle mahetoiduga ka, et näiteks, et näed, et ma nüüd ei pritsid mitte midagi ja ma väetis ka jäänud, mul on täiesti mahe, Tegelikult ei ole ju selles mõttes, et kui sa kasvatad midagi, kus ütleme, taimel on sul mingi toitainete vaegus, siis see on ju taimele tegelikult palju rohkem kahjulik kui see, et sa jah. Ja tõenäoliselt ka võib-olla mingites olukordades nõuab veel rohkem nii-öelda keskkonnale, avaldab keskkonnale rohkem survet, et lisamehaaniline tõrje ja nii edasi. Aga kuidas sinu enda ettevõtte puhul, et maasikakasvatus, kas seal on nii-öelda, mida suurem sa oled, mida rohkem sa toodad, seda efektiivsem sa oled või see ei pruugi maasikate puhul võid olla ka ma ei tea, poolel hektaril kasvatada maasikaid? Absoluutselt, suurus ei loe mitte mingit rolli, loeb rolli kvaliteet, ütleme niimoodi, et kvaliteet on ikkagi see number 1, et kui sul on kvaliteetne ja hea nii-öelda maasikas vili, mari, et siis on nagu okei, aga see suurus ei mängi absoluutselt rolli, suurus lihtsalt, miks on mindud suureks on ju tegelikult see, et meil Eestis on ju tegelikult see maasikate hooaeg on ju ainult 1 kuu, eks ole. Aga ma toon sulle näiteks Hollandis praktiliselt aastaringselt toodavad. Eesti sisevarustatuse tase maasikal on alla 10%, 1 kuu,
ja meie alustasime ka ju väga väikselt selles mõttes, et meie alustasime kõik nullist ja ei olnud mitte midagi, et isegi kasmissüsteem ei olnud. Korjasime esimesed 0,5 tonni maasikat, müüsime selle maha ja sealt ostsime imkasmisvoolikud ja panime need käsitsi kõik alla, et samamoodi olime väiksed, aga kuidagi see nõudlus nagu just meil endal, kuna me olime ise jaes ka, siis nõudlust oli ja niimoodi me oleme järjest kasvanud, et aga ei, see suurus tegelikult ei mängi rolli. Nii, aga sellest mahedest ja orgaanilisest rääkisime. Ühiskonnas on ka mitte ainult isegi nagu tavainimeste arusaam, vaid see võib-olla isegi kandub ka nii-öelda kuskile, kuidas öelda, mitte ainult riigi, aga võib-olla ka üldiselt Euroopa Liidu nii-öelda arusaamadesse, et orgaaniline ja mahetoit on või toidu tootmine on siis keskkonnale parem. Et me natukene juba rääkisime sellest, aga võib-olla avaks seda natukene rohkem, et kas orgaaniline või mahe nii-öelda on siis parem keskkonnale? Võiks olla jah, selles mõttes, et vaata, see on nii lai teema tegelikult, et ega täit tõde ei ole ja loomulikult, kui me räägime taimekaitsest ja siis ju tegelikult, kui me taimekaitset ei tee, on ju, ütleme, teeme, ma ei tea, seal orgaaniliste mingi ainetega pritsime, et siis on nagu kõik loodussõbralikum, keskkonnasõbralikum, aga jah, ausalt öeldes see on see teema, mis nõuab võib-olla sellist pikemat arutelu. Jaa, et eks seal ongi need aspektid juures, et mida sa kasutad ja kui palju sa kasutad ja kuidas sa tegelikult maatarid ja nii edasi üldse kõigega ümber käid, eks? Jaa, et seal ei ole nagu see, et ei ole ainult ühte kindlalt asja, et sa pead võtma seda orgaanilist või seda nii-öelda mahepõllumajandust tervikuna, et jah, see on väga lai teema tegelikult. Nüüd tooks sellise võib-olla jälle sellise üldisema asja, et ma ka enda tutvusringkonnas olen sõpradega vahepeal rääkinud ja siis on ka see, et sa oled ju põllumees, sõidad suure autoga, riik maksab sul kõik kinni ja saad ainult toetusi ja riigi rahast ja Euroopa rahast elad ära hästi, et mingit probleeme ei tohiks olla, aga alati karjuta, et mis sa selle peale oskad kommenteerida? Vaata, selle peale on see ütlus, et põllumees põline rikas on ju. Jah, just. Ei, jaa, see nii-öelda põllumehe stereotüüp on, vaat see ongi see huvitav asi, et ühalt on nagu see põllumehe maine nagu niivõrd kehv on ju, et alati seostatakse seda, et sul on, ma ei tea, seal labid ja kummikutega oled põllu peal või traktoriga kõik on ju, aga teisalt öeldakse, et teil on ju maasturid asjad kõik, see on ikkagi nii, mina alati ütlen neile inimestele, kes arvavad, et põllumajandus on siuke meelakkumine ja kõik on nagu nii lihtne ja riigi pealt igasuguseid tuge asju saab ja rahasi, et aga tule ja tee ise ja vaata ja proovi, et kuidas see on, et see ikkagi päris ei ole niimoodi, et okei, loomulikult see on suureks abiks põllumehele, kui riigi poolt või nii-öelda PRIA poolt tuleb toetused on ju, aga näiteks täna ma ütleks niimoodi, et kui 5 aastat järjest on makstud erakorralist toetust, siis need toetused on suhteliselt olematu, pigem jäägu need ära, vaid langetage käibemaksu. Et need toetused on võib-olla mõni siuke, ütleme, kui me räägime teraviljast ka ja vaata, mõni on ikkagi väga suure käibega ettevõtte, et vaatadki sealt, et et PRIA käest on sellise summa saanud, et tal peaks ju hästi tegelikult, aga täna ju tegelikult sisendid asjad, et ütleme, see tava nagu kodanik ju ei tea tegelikult, et palju mis asi maksab, et seemne, taimekaitsed, väetised, traktori osad, kõik need seadmed, et see ei ole üldse, ütleme, see on väga, sisendid on väga kalliks läinud ja kindlasti PRIA rahade peal keegi üleval ennast ei pea. Jah, et need toetused ikkagi on enamasti eesmärgistatud ja tarbija seisukohast ongi ikkagi toetused need, mis seda lõpptoodangu hinda või seda, mida tema poest ostab, võiksid natukene nagu madalamal hoida. Et see on nagu ka tema vaatest, mida tihti ühiskond võib-olla ei saagi aru, on sellest, et kui neid toetusi oleks, siis selle sama kulu siis peaks ju tegelikult tarbija ise kinni maksma. Lisaks siis muidugi sellele poe enda juurdeindlusele veel ja kõigile muule maksudele asjadele, eks? Ja ütleme niimoodi, et Eesti toit kaoks poelittidelt ära, et ma olen nõus suga 100%.
aga võib-olla sa siin, sa mainisid ka seda, et noh, põllumajandus ei ole ainult mee lakkumine ja nii edasi, et võib-olla sa kirjeldad natukene enda nagu tööd, et kui palju sa pead või kui palju sa nii-öelda tegeled siis oma selle tööga, et sa lähed ja paned selle taime maha ja siis sa korjad selle maasika sealt lõpuks ülesse ja kui palju sa pead tegelema kõik selle, noh, nimetame siis bürokraatiaks üldiselt seda, et asjaajamisega, suhtlus riigiga, nii edasi, et kui palju sul sinu tööst moodustab nagu see? No ütleme niimoodi, et vaata, me õppisime sinuga koos agronoomiks, eks ole. Ja kui mina nagu selles peretalus hakkasin ka tegelema või noh, nii-öelda osa võtma, siis ma pidasin ka ennast nagu agronoomiks, käid põldudel, vaatad taimi, vaatad, mis on puudu, mida, kuidas teha, kõik oli nagu siuke rõõmus ja õnnelik aeg. Aga täna on kuidagi ju see, et tõesti, nii nagu sa ütlesid, bürokraatiat on niivõrd palju tulnud juurde, et ausalt öeldes vaata, põllumehe kohta ei saagi enam, noh, põllumees on, ütleme, need traktoristid, kes on sul tööl või kes sul reaalselt töötadki, nemad on põllumehed, sa saadki pidada ametit kui põllumees, on, aga täna see, kes ikkagi põllul töötav mees. Põllul töötav mees, täpselt nii, et aga täna ikkagi on põllumajandusettevõtte juht ja põllumajandusettevõtte juht on ikkagi noh, ütleme, kui ma nüüd enda näitel toome neid asju, mis ma pean tegema, siis tegelikult seda arvutitööd on meeletult palju. Asjaajamisi, aruandlusi on liiga palju, ülemäära palju, et tegelikult ka aus olla, et ega okei, see põhiaeg sa ikkagi käid ja noh, täpselt maasikakastuse puhul ongi niimoodi, et seal kevadel pead ikka väga pingsasti jälgima, aga noh, see on ka siuke, et teed lõunal oma tiiru ära, õhtu vaatad uuesti, on ju, aga siukest arvuti taga istumist ja neid, noh, seda on ikka meeletult palju ja tundub nii, et iga aastaga läheb järjest raskemaks või noh, järjest rohkem tuleb seda mahtu juurde nii-öelda. Et ei ole see, et istutad taime ja korjad marja, et kõik see muu asi sinna juurde ja võib-olla sa räägid tegelikult sinna juurde ka natukene sellest, et noh, üldse mingi puuvilja ja marjakasvatus Eestis, ma kujutan ette, et on päris suure riskiga tegevusala, et kui palju tegelikult sinna sinu töö juurde käib seda noh, riski hindamine ja see nii-öelda see pidev mure, et kas see aasta saab marja või ei saa, et see on ju ka tõenäoliselt väga suur osa sinu tööst. Ja see ongi niimoodi, et kuidagi need viimase aasta, noh, ilmselgelt põllumajanduse üks kõige suuremaid tegureid on ju ilmastik, on ja see ongi tihtipeale niimoodi, et kevadel sa vaatad, ilus ilm on, taimed kasvavad, kõik on super, õied on suured, noh, vaatad, et peaks ju väga hea saak tulema ja siis tuleb siuke vihmaperiood või tuleb põud, et siukest, ütleme niimoodi, et ega sa ei saa nagu muretult, mina olen ka siuke üle nagu põdeja või pabistaja tüüpi, et kui on probleem, siis ma üritan lahendust, ma tahan hästi kiiresti lahendust leida, aga kuna ma töötan koos omal vanematega, siis näiteks neil on nagu siuke, võib-olla siuke külmem närv, et küll kõik saab korda, aga ise vaatad küll tegelikult väga tihti, et noh, ilmastike asjad ja sa mõtled kõik need kahjurid, kõik need seenhaigused, mis sul tekivad, et sa pead kogu aeg lihtsalt ütleme, seda muretsemist on ikka meeletult palju ja noh, mina ei ole oskanud nagu ennast välja sellest lülitada, et noh, kui sa enne küsisidki selle põllumehe igapäevaelu, siis tegelikult see ongi niimoodi, et hooajal sa ju oled põllu peal, paralleelselt tegeled bürokraatiaga, paralleelselt ongi PRIA asjad või võib-olla mõni kontroll ka veel kuskil, jaekaubandus on sul juures, et neid asju on niivõrd palju ja siis nüüd talvel sa saad natuke nagu hingata rahulikumalt, aga ka mõtled juba järgmise aasta peale, nii et see mõttetöö on kogu aeg pidev, et Aga ma arvan, et siia me võimegi nagu enam-vähem lõpetada, et see viimane oli päris hästi kirjeldab, ma kujutan ette seda nii-öelda koormust siis, et alati ei pruugigi see töö olla nii-öelda füüsiline, vaid see on tegelikult tuleb ka see kõik see ette planeerimine, mõtlemine ja muretsemine, et see kindlasti võib-olla iseloomustabki väga hästi. Kindlasti on rõõmsamaid hetki ka, aga kirjeldab võib-olla sellist igapäevaelu, et ei ole mee lakkumine. Täpselt nii, jah. Ja mina omalt poolt veel tänan Ranetit, et sa võtsid selle 20 minutit ja minuga istusid ja natuke rääkisid avasid enda nii-öelda igapäevaelu. Ja tänan kutsumast. Ja aitäh. Aitäh.